alustame oma seiklust. Lähme võtame humamorjad välja. Täna on 3 tükki vaja välja võtta. Nüüd nad on olnud sees 4 päeva, eks siis näeb, mis saab. Et nagu te näete, sadam on ka tühi. Inimesed on ära läinud. Nädalavahetus oli nii soe, 37-38 kraadi, vahepeal 40, siis oli paksult täis, nii et kõik hakkavad vaikselt rannast välja sõitma. Eks jätkame juba siis, kui ma neid välja võtan. Ega meil siin nii väga midagi head roosilist ei ole, ütleme niimoodi. Sellepärast, et lainet on ja vool on tugev. Vool on päris tugev, ütleme. Ja vool läheb lainega kaasa veits. Et törts keeruline saab olema neid üles tõmmata siin, sest ma ei tea, peab vaatama, kuidas me saame üldse. Kas Triin peab sikutama ja ma hoian paati paigal ja kuidagi niimoodi, sest lainega, vool jookseb lainega kaasas praegu. Aga no vaatab, kui jõuame sinna, ma ei näegi praegu üldse poid. Poi peaks kuskil siin olema, aga see läheb ka siukse sadama tee peale, seal on sadam, siis siit sõidavad kõik sisse. Võib-olla on mõni peale korjanud ära nüüd juba, ega ei tea ju. Siis on küll jama reiste. Siis on 200 euri vasta perset. Aga üks on meil seal allpool, seal nurga peal. Kivide peale lasime sinna, vaata see, mis sisse ei läinud. Aga no jätkame siis juba, kui läheb actioniks. No voi on seal, nagu te näete. Voi on täitsa olemas. Voi on täitsa olemas. Vaatame siis, kuidas meie esimene omaaripüük välja näeb. Sa proovi poi kinni püüda. Proovi poi kinni püüda. Ankur. Nii. Mõrra ka üles saame. Esimene mõrd tuleb. Siin ei ole küll muhvi. Üks krabi oli. Üks krabi oli. Liivakrabi. Söök on ära söödud sealt seest. Kuradi ahvikari on söögi ära söönud. No meil on üks veel seal taga, päris kivide peal. Ai sa raisk. Söök on kõik ära söödud. Merirästik on ainult järgi. No, võtame selle ühe veel üles. Siis paneme nad uuesti kivide peale sisse. Siin vist ei olnud, siin on läinud ühe koha peal paar kivi.
aga seal on täiesti, kus nüüd sees on, see on täiesti kivine ala. Seal võiks nagu mingit actionit ka olla. Vot. Nii et lähme sinna. Ja traalides lähme, nii et näed, siin üks tegelane on. Kelle me välja sikutasime. Seal on ka üks liivakrabi sees. Siin on üks karp ka, vaata, kus on sees. Jah. No pole midagi. No vaatame sealt. Siin mingi tegelonskin on sees. 2 tükki mingid karpe hoopis. Veritäht. Liivakrabi reis. Selle oleks võinud ära süüa. Ja siin on see tegelunskin sees. See on tühi. Näed, see. Ma pean ilma vaatama nüüd sellepärast, et siin on nagu siuke kallas, mis tõuseb, kivine kallas kõik ja tõuseb üles. Et võib-olla seal on mingit actionit. Peab vaatama. Mõtlema, aga lähme võtame selle ühe veel üles. See on päris kivide peal. Võib-olla seal on nagu rohkem lootust. Võt. Siin on näha kõik need kivid. Siin on järgmine pot mul sees. Ja siin on kõik see kivine ala seal. Nii et praegu panime ilusti ära, panin töörid sisse, värgid, särgid. Järgmised 5 päeva näitab suurt kuradi tormi vees. Aga peale seda siis tuleb arvatavasti tulla siia seal, kus me oli see suvila. Näed siia. See nurk on väga hea. Ja siis tuleb sinna sisse lasta ja ütleme nädalas korra või 2 last üles võtta ja vaadata, mis teema on. Et praegu me olime siin selle koha peal. Et seal ei olnud midagi, aga nüüd me läheme siia täitsa selle kivise ala peale. Seal on üks pot sees. Need on mulle ära märgitud kõik kivid, mis on. Võiks siis näha olla, mis saab. No perses ütleme, üks pot on ära varastatud. Aga no makrell on otsas või mingid makrellid, jah. Üks pot on ära varastatud, praegu näed siin, selle koha peal peaks pot olema. Aga on läinud. Sellest tuleb üks hunnik makrelli. Vähemalt seegi ja üks kukkus ära. Jama raisk, aga no nii on, et seal üks püüab ja siin on see väga hea, tulevad makrelli püüdma, lasevad paadi vette ja teate ise, kuidas see asi on. Ega need potid ei ole odavad. Midagi pole teha. Selline see saatus meil siin on. Praegu tuleb siis. Ma hakkan ringi ratast sõitma, kui parve üles leidad, siis sõidad ringi ratast lihtsalt. Et jah, perse ütleme selles suhtes. Kahju. Türa, see oli see hea pot ka või, mis oli alt täiesti kinni, vaata. Mul ka otsas. Nüüd saime süüks süsteemi, et kui makrelli otsa tuleb, siis hakkame ringi ratast sõitma. Parvega nagu kaasas. Lepaussil tuleb sealt ja mul tuleb ja vinge püük. Aga no potist on kahju, siin oli kivine põhi ka ja ma arvan ju mõni siis
lihtsalt tõstis üles ja võttis kaasa ja ongi korras. Sest neil on turgu väga palju. Siuke lihtne müük on see pot. Vaat nii on lood. Et ei algenud just kõige paremini. Näed, Lepaussil tuleb siin mingi 6 tükki või? Kõik on täis. Kõik jah? Oi plääd mul ka otsas. Ohooo. See on küll hea käts. Väga hea käts, ei mõnus püük on. Püük on hea. Oleks ju lobsteri ka praegu saanud, siis oleks ikka väga 5+ olnud. Mul ka jälle otsas. No nüüd tiirutame siin edasi-tagasi. Edasi-tagasi, mul ka terve parv. Aga no selge, midagi ei ole teha. No ilus hommik, ütleme niimoodi, et ajasin kohaliku rahva üles, vaata kõik turistid tulid, on maksnud siin 2000 € kohata. Siis ma ajasin hommikul 3:30 käia siin käima ei läinud, ma mõtlesin kaamera tööle panna. Käima ei läinud esimese rahaga. Siis ajasin inimesed üles, meil on väljas 25 kraadi sooja, aknad on ülisti kõigi lahti. Aga nii on, no palju paati on, inimesed elavad siin sees ja jõle paadiliiklus on ikka selles väikses sadamas siin. Ja seoses selle eilse õhtuga teemaga ma arvan, et ma vaatasin vale koha pealt, ma leidsin ühe märgi veel, kuhu ma arvan, et meil ei käinud õige koha peal vaatamas seda lobsteri kasti. Et täna läheme vaatame teise koha peale, sest mul on siuke tunne, et ma vaatasin neile valet kohta. Aga muidu me läheme praegu välja, sellepärast makrell on hommikul kõige aktiivsem ja järgmised paar päeva näitab kõvat tormi. Siis me tuiskame praegu välja, et proovida hommikul hästi vara kohe makrelli püüda. Vaatame, kas saame. Davai, tšau, olgu tublit. Nagu te näete, siis eile ma ajasin natukene sassi. Tähendab, ma arvan, et ma ajasin. Läksime siia eile. Ma arvasin, et siia viskasin potid sisse. Ja siin ma vist tahtsin sisse visakas, sellest on meil see eelmine reede. Aga tegelikult ma arvan, et ma viskasin siia üles just siia. Valdu ma arvan, ma täpselt ei tea. Lähme vaatame. Ma arvan, et potid on siin. Üles leidsime oma poti. Kõrval võtab teine kalur, näed. Jumal tänatud. Jumal tänatud. Sa võta siis Triin sellest poist kinni. Kas ma siia poole? Jah. Seal sajab räigelt viima ja makrelli oleme päris jõhkralt saanud juba. Terve last on täis vees. Vaatan, kas ma ei saa kätte või? Ei saa vist jah? Oota.
ja siin pole niisama raisk, siin on vool ka taga. Vool on ka taga, ütleme niimoodi. Proovime aga uuesti. Seda potti üldse üles jõuame tõmmata. Ankur on sassi läinud. Okay. Nöör tuleb suurem panna. Üks suur krabi on. Ja siin on neid. Vaata, kus need on sisse roninud. Ja siin on tegelikult Paganini on siin. Vaata, kus on Paganini sisse läinud. Pole midagi. On meritähtud ka siin ääre peal, viska see ka ära. Kus kohas? Seal. Pole midagi. Ega siis see on alles esimene see ju. Esimene võtt. Nüüd on paar päeva tormi. Kui tormi mööda läheb, siis saab seda teha. Siis meritäht on veel seal all. Siis saab uuesti sisse panna. Ütleme nii, et püük käib. Püük käib täies hoos. Võrgu all täpselt. Käe all on see. Nii. Teeme poti puhtaks. Ja järgmine kord läheme laseme mujale. Ütleme nii, et noodi maa natukene. Saab siia nurka panna. Võtan ennad sinna palestele. Anname selle poti siia ära, siis ta ei sega. Ja jäävad ilusti
seda ootama. Kui torm mööda läheb, siis saame ilusti uuesti sisse panna ja ongi kõik väga hästi. Väga hästi. Aga selge, algus on tehtud. Paneme sinna alla. Selge, algus on tehtud, meie seiklust lähevad edasi, me läheme püüame makrelli täie hooga. Vaat nii, aga eks jätkame juba oma saadet.